Tervist siis ka minu poolt. Räägime siis kiirelt üle, et kuidas siis saab kaasaegseid veebirakendusi luua Experience Builderiga. Miks siis üleüldse Experience Builderit kasutada? Et Experience Builder võimaldab Arcis Online'is luua või siis Enterprise'is oma siis kohandatud rakendusi. Meil on küll erinevaid pakkumisi instance appide ja dashboardide ja muuga, aga Experience Builder võib need kõik asjad ühte kokku tuua või siis saate ise luua täpselt neid, mis teil vaja on, et olgu ta seal siis mõõdikud, näidikud, igasugused kaardid, ei pea olema ainult kaardikesksed need rakendused, aga saab ka seda teha. Et erinevalt siis väga levinud siis Web App Builderist on toetatud 2D ja 3D kaardid ühes ja samas rakenduses, on kaasaegsed, mis tähendab, et toimivad erinevate ekraani mõõtude peal, olgu see siis nutitelefon või siis tahvelarvuti ja ka siis tavalise veebibrauseriga läbi tavalise arvuti. Vidinatega on võimalik teha erinevaid andmetoiminguid, et seostada neid toiminguid, valides ühest tabelist mingisugust andmed välja, sorteeritakse need siis kaskaadi peale või siis zoomitakse nende peale. Ja siis nagu öeldud, et hästi suur vabadus ise luua ja et oma ettekujutuse nagu piiriks. Et siinkohal ma ka nagu toon uuesti välja need olulised võib-olla kuupäevad või märkused, et mis puudutavad Web App Builderit, mis jätkuvalt on paljudel veel populaarselt kasutuses. Et eelmisest aastast juba siis arendajate versioon on toe poolest lõppenud. Rakendus iseenesest jäävad tööle, kuid neile ei pakuta enam parandusi ega turvauuendusi ja kui veebi siis lehitsejad teevad mingisuguseid JavaScripti uuendusi näiteks, siis võivad nad katki minna ja polegi enam midagi teha. Experience Builderis või Enterprise'is Web App Builder on kuni järgmise versioonini veel sees, ehk siis 11.5 on ta olemas, kuid edaspidi 12.0 enam ei ole ja siis need rakendused ka ei jää toimima. Ja online'i osas järgmise aasta esimesest kvartalist kaob samuti tugi ära, rakendused jäävad toimima, kuid siis jällegi ei pakuta erinevaid siis parandusi ja turvauuendusi. Kahjuks siin kohal on nagu öelda, et migreerimiseks ei ole automaatselt viisi, et see tähendab seda, et tulevad need rakendused endal käsitsi ju siis uuesti ümber teha. Ja demo käigus me sellega teeme. Et need slaidid jäävad siis eespäeviga teile kättesaadavaks, et võib-olla ei pea väga tugevalt süübima praegult, aga siin ma paningi kokku need, et millised siis funktsionaalsused on juba olemas ja millised siis on siis online'is või Enterprise'is ja kas teid on siis planeeritud või ei ole planeeritud. Et siin on 2 slaidi tuleb selle kohta ja siin ka siis selle aasta plaanid. Et mõned uuendused, mis on juba tehtud, rääkis meile ja saab ka siis vaadata, et mis siis tulevik toob, et teises pooles on siis oodata ka Arcade Expressionid, näiteks Geobimmi vidinaid ning aasta lõpupoole siis tuleb ka eraldi login vidin ja muud säärast. Et kõik info on ka tegelikult avalikult kättesaadav läbi ESRi kogukonna postituste, millele on ka siis slaididel viited ja saate siis ka lähemalt vaadata hiljem. Enterprise osa poolt on siis ka siin väike slaid, et saate hiljem siis uuesti tutvuda sellega, aga põhimõtteliselt 11.5 tulevad Experience Builderisse siis samad uuendused, mis täna on meil online'is olemas. Ja vaatamegi siis kiirelt ühe demo, et kuidas muuta Web App Builderist rakendus Experience Builderisse. Nii. Selleks me siis lähme veebi ja vaatame kõigepealt siis selle Web App Builderi üle. Et tegemist on siis 2022 aastal tehtud demoga, et siin on Tallinna linna kirjastusalad, mida on siis õpilased kokku korjanud ja ära kategoriseerinud erinevate siis linnaosadega ja asumite kaupa. See mall on siis Web App Builderi dashboardi mallilaadne
ja me saame sellest siis teha ka hõlpsalt samasuguse rakenduse Experience Builderis. Selleks seesama kaart võtame lahti ja teeme sellest veebapi läbi Experience Builderi. Nii, meil on siis praegult aktiveeritud kiirrežiim ja siin kiirrežiimis ongi meil samasugused mallid, mis tegelikult on meile tuttavad läbi VBAP Builderi. Ja see mall on siis see dashboardi mall ja aktiveerimisel. Enne aktiveerimist saab ka alati veenduda, et mismoodi ta näeb välja kas siis tahvelarvutil või siis mobiili ekraani peal, pisemate ekraanide peale. Kuna me alustasime rakenduse tegemist veebapi pealt, siis automaatselt seotakse ära see veebap meie kaardividinaga. Kui me oleks alustanud tühjalt lehelt, siis saame alati lisada kaarte läbi siis parempoolse vidinate seadistamispaneeli. Esimeseks vidinaks me saamegi kohe siia kõrvale võtta selle VBAP Builderi ja võtame selle siit eraldi tabile, siis on nagu lihtsam vahetada neid. Me näeme, et meil on filter vidin. Kui me siit vaatame selle seadistusi, siis me näeme siit, mis ta info meil oli, kui me ei mäleta enam, mis 2 aastat tagasi me olime kokku teinud. Ja mismoodi on need päringud siin kokku tehtud. Et tegemist on siis sisuliselt SQL päringutega. Nii, ja uue vidina lisamine käib siis läbi plussmärgi, kuna siin on juba olemas meil nii-öelda placeholder ehk kohahoidjad, siis valime selle kohahoidjasse uue vidina, mis ongi filter vidin, täpselt sama nimega, mis seal VBAP Builderiski. Uue filtri me saame siis vidinate seadistamise paanilt teha. Valime välja andmestiku, andmestik on seotud meil kaardiga ja kaardi pealt valime siis virjestusalade teenuskihi. Ja filtri koostamine käib siis SQL päringutega ja me saame siis luua nii palju päringut, kui meil eelmises rakenduses oli. Et vaatame korraks peale siia, näeme, et 1, 2, 3 päringut on siin ära seadistatud, linnaosa, asum ja kategooria. Lisame siis 3 klauslit. Saame siit ka otsida neid linnaosa, asu ja kategooria. Kui need on seadistatud, siis me soovime, et igat linnaosa näitaks meile ainult ühe korra, ehk siis me saame kasutada unikaalseid väärtuse. Sama on asumite ja kategooriatega. Ning me tahame esitada küsimuse kasutajale, lõppkasutajale, et millist linnaosa ta soovib näha, siis me seadistamegi selle küsimuse ära läbi siis täiendava valiku, et linnaosa on asum. Saame siia panna on, et see label, mis kuvatakse välja, siis on kasutajal ka aru saada, mida talt soovitakse ja kategooria on. Läbi lisaseadete me saame ka määrata, et iga eelmine filter kehtiks ka järgmise jaoks. Ehk siis soovime, et eelmise päringu klausel kehtiks ka järgmise jaoks ja kõiki samu siis, et kui me otsime näiteks siis Õismäe linnaosast või Haabersti siis linnaosast neid virgestusalasid, siis me soovime, et meile pakutaks välja asumeid, mis on näiteks kuskil Nõmmel või siis Lasnamäel. Et siis see täiendav valik, et kasutada eelmise siis expressioni päringuid, filtreerib need andmed välja. Nii, ja me saame ka siin samast kohe seda kontrollida, et paneme siit filtri sisse ja võtame Haabersti ja täitsa toimib. Lisavalikuna on võimalik siis filterkoha aktiivseks jätta esimese sisse logimisel, et siis ei pea kasutaja ise seda sisse lülitama. Ja nii. Järgmiseks valime näiteks siis mõne graafiku, et kui vaatame jälle siit vanast rakendusest, meil on siin 1, 2, 3 graafikut ja 1 indikaatori laadne asi. Graafiku lisamine on
samuti üpris lihtne, kasutame siis graafikuvidinat ja seostame uuesti andmetega. Ja määrame siis graafiku tüübi, et meil seal oli siis seda tüüpi graafik ja kategooriaks oli meil, saame üle kontrollida, mis meil siin kategooriaks on siis valitud objektide kategooriad oligi, jah. Kategooriad. Nii, ja kuvatakse meile välja kõik need samad kategooriad. Järgmiseks oli meil siis tulpdiagramm. Ja tulpdiagrammil olid meil valikus seisukorrad. Nii, ja viimane on meil objektide tasulisus. Et kas objektid virgestusalad on tasuta või tasu eest ligipääsetavad. Tulpdiagramm taaskord ja kategooria on tasu. Nii, saame siis, oleme samasugused tulpdiagrammid siia tekitanud. Ja saame ka ümber nimetada nende päised, et vaatame, et siin kategooriad ja üldise andmestiku alt saab määrata ära siis kategooria. Vaatame siis, mis ta oli, objektide seisukorrad. Saame kopeerida lihtsalt. Nii, ja viimasel olid siis tasu eest või tasuta. Nii, ja siis nüüd peaks lisama siia sellise vidina, nagu see on siis indikaatorilaadne vidin. Kui me vaatame siia, siis me näeme, et tegelikult on sama graafik. Aga siin nüüd üks nüanss tuleb juurde, et kui me siit vaatame neid graafikuid, siis meil sama tüüpi graafikuid enam ei pakuta. Et me näeme, et meil on tulpdiagrammid, jooned, sektorid, histogrammid ja siis on meil indikaator, mis näitab meile numbreid justkui nagu väärtusena, kas nagu hea või halb või midagi analoogset. Et see ei ole päris see, mis me tahaks. Aga selle asemel me võime kasutada siis teksti välja ja seda teksti välja saab siduda andmestikuga. Ehk me saame siis luua analoogse lahenduse, aga natuke teise metoodikaga. Lisame siis tekstividina. Ja siin üleval vidina seadetes me saame näha, et teksti välja on võimalik siduda siis andmestikuga. Aktiveerime selle ja valimegi sama andmestiku, millega me kogu aeg oleme toimetanud. Seejärel lähme muutma teksti infot. Ja siis siin üleval on näha siis dünaamiline sisu, mis tuleb konkreetselt läbi seotud andmeväljade. Ja siin on olemas valik statistika. Valimegi siis välja, et me soovime näha kõiki objekte, mis on praegult siis kokku loendada objekte, mis kuvatakse kaardil ja sobivaks siis indikaator väljaks võib olla siis kas object ID või ükskõik mis välja, mis on tegelikult meil täidetud. Nii. Ja siis me võiks värvida sellega oranžiks, nagu oli meil seal põhirakenduses. Näiteks nii. Nii. Ja mõned liigutused veel, et selle jaoks, et kaart ja andmestik omavahel suhtleksid, me peame siis need saame kokku siduda nad, et kaardi ulatuse muutumisel me soovime, et andmestikku filtreeritaks. Ja saame ära määrata, et mis andmestikku me soovime filtreerida. Kuna filtreerimine käis kogu aeg ühte sama välja alusel või ühe sama kihi alusel, siis kasutamegi taaskord sama kihti. Ja tulemuseks
ongi siis sama rakendus. Võib-olla kui märkate, et värvi erinevus on sees, siis seda saab ka muuta teema alt. Saame erinevaid teemasid kasutada, kas olemasolevaid, siis nagu heledad, tumedad, oma kohandatud teemasid, aga kuna meil oli tume teema, saame selle kindlasti käima panna. Nii, ja kui me aktiveerime rakenduse, siis me näeme, et tulemus ongi täpselt samasugune, nagu oli eelmine veebfilter. Ja seda kõike me tegime 10 minutiga ja näeme ka ilusti, et kõik funktsionaalsuse sama, objekte filtreeritakse, andmed muutuvad ja saame ka soovi korral erinevaid teenuseid filtreerida siis, kui internet toimib ja andmed välja laetakse. Nii, aga minu poolt on siis hetkel kõik, et kui küsimusi on, siis oleme meeleldi vastan.